Rooma arhitektuur sai suuresti inspiratsiooni Kreeka arhitektuurist. Algsed ehitised Roomas nägidki peaaegu et välja, nagu oleksid otse Kreeka arhitektuurimatkides loodud. Palju kasutati näiteks kreeklastelt inspireeritud sambaid, kuid nagu paljude muude Kreeka arhitektuurist laenatud omadustega, kohandati nende välimust Rooma stiilile sobivamaks. Rooma arhitektid ja ehitajad arendasid endaga pidevalt. Võeti kasutusele uusi materjale ning kombineeriti vanu ja uusi tehnikaid, et luua uudseid ehitisi, mis peavad vastu veel tänapäevani. Tekkima hakkasid mitmekesisemate planeeringutega ehitised ning ka uute konstruktsioonitüüpide tulemusel väga suured siseruumid. Enamjaolt kasutasid roomlased lihtsaid materjale, mis olid looduslikult nende ümber saadaval ning hõlpsasti ka ümbruskonnast kogutavad. Muuhulgas kasutasid nad erinevaid kivimeid, puitu ja hilisematel perioodidel ka juba marmorit. Ainsateks ehislikeks materjalideks olid neil tellised ja klaas ning ainsa komposiitmaterjalina hakkasid nad ajapikku kasutama betooni. Enne kui roomlased hakkasid oma ehitistesse betooni integreerima, kasutati pikalt tuufat, Itaalias rohkesti esinevat vulkaanilist kivimit. Kuigi tuufa kasutamine ei lõppenud kunagi täielikult, asendas selle kokkuvõttes hoopis travertiin ning muutus sealsetest materjalidest populaarsemaks. See settelise tekkega karbonaatkivim on väga tugevate omadustega ning suudab kanda võrdlemisi rasket koormust. Selle kasutus oli nii strukturaalse kui ka dekoratiivse tähtsusega, sest kasutati nimelt nii teatrite kui amfiteatrite fassaadides. Selle naturaalvalge värvi tõttu oli ta ka aktsepteeritav alternatiiv marmorile. 2. sajandil enne Kristust hakati Vana-Roomas laialdasemalt kasutama lubjamörti ehk betooni, mis muutis sealset arhitektuuri suuresti. Tänu betoonile oli võimalik konstrueerida palju tugevamaid ja vastupidavamaid kaarkonstruktsioone, mille tõttu suudeti ette võtta palju ambitsioonikamaid projekte, mis seisavad püsti veel tänapäevalgi. Roomlaste vaieldamatult kõige suuremaks ja tuntumaks saavutuseks on kaarte kasutus arhitektuuris ning erinevate kaarkonstruktsioonide kasutuselevõtt. Lubjamördi ehk lihtsama betooni laialdasema kasutusele võtmise tõttu oli võimalik ehitada konstruktsioone nagu kaared, võlvid ja kuplid. Kõiki neid ehitustehnilisi lahendusi oli kasutatud küll juba varasemalt erinevate rahvaste poolt, kuid just roomlased olid need, kes neid järjekindlalt oma arhitektuuris kasutusele võtsid. Kaarkonstruktsioonidel tuginesid paljud roomlaste arhitektuurile iseloomulikud ehitised. Roomlaste kaarkonstruktsioonidega ehitiste puhul on enamasti kõige tähtsamal kohal neist 4. Võidukaared, panteonid, akveduktid ja termid. Kõiki neid tutvustan kohe lähemalt. Võidukaartel ehk triumfikaartel ei olnud vaatamata nende värava sarnasele väljanägemisele mingit praktilist eesmärki. Need olid ainult monumentaalsed. Nendega mälestati erilisi sündmusi, tihti suuri sõjalisi võite ja ka valitsejaid. Gigantsesse müüri oli tavapäraselt tehtud kas 1 või 3 ümara kaarega väravava, mis aga värava funktsiooni otseselt ei kandnud. Kõige vanemaks säilinud võidukaareks Roomas on Tituse võidukaar. 11. sajandil liideti see Frangipani perekonna poolt kindlusega, mille tõttu sai kaar tugevalt kahjustada. 1822. aastal sai see aga paavst Pius VII tellimusel restaureeritud. Kaar võeti juppideks ning kokkupaneku käigus asendati puuduolev materjal tumedama travertiiniga. Attika korrusel raiutud pühenduse kohaselt on kaare püstitatud Tituse auks keiser Domitianuse poolt veidi pärast 81. aastat peale Kristust, tähistamaks juutide ülestõusu mahasurumist Palestiinas ning Jeruusalemma vallutamist Tituse poolt. Ka panteonid on Rooma arhitektuuri ajaloos väga olulised ja tuntud. Läbi aja on panteonid olnud põhiliselt kasutuses templitena, hilisematel perioodidel kirikutena. Tuntuimaks roomlaste ehitatud panteoniks saab kindlasti lugeda Rooma panteoni, mis on üks paremini säilinud ja kaunimaid Vana-Rooma ehitisi. Algselt rajati see keiser Augustuse väimees Agrippa poolt ning oli pühendatud Juliuste Claudiuste perekonna kaitsejumalatele, Marsile ja Veenusele. Ligi 1,5 sajandit hiljem, aastatel 118 kuni 125, sai see oma praeguse väljanägemise, kui ta ehitati ümber põlengute tagajärjel hävimise tõttu. Nagu varasemalt mainitud, laenasid roomlased kreeklastelt muuhulgas ka sammaste kasutuse.
roomlased kasutasid sambaid aga pigem esteetilistel põhjustel ning sambad polnud strukturaalselt nende ehitistes vajalikud. Pantheoni heal näitel kasutati sambaid hoopis tuttava ning traditsioonilise välimusega fassaadi saavutamiseks. Eestpoolt vaadates näeb Pantheon välja nagu tavapärane Kreeka templihoone. Selle traditsioonilise sammastega fassaadi taha on peidetud silindrikujuline hoone, mida katab ligi 43 meetri kõrguseni küündiv ning sama läbimõõduga kuppel. Kuppel on loodud müüride sisse peidetud keerulise kaarte ja võlvide süsteemi koostööna, mis võimaldavad seda massiivset avatud ruumi hoida varisemast. Kupli keskel on ligi 9 meetri laiune ava, mis on Pantheoni siseruumi ainus valgusallikas. Ka akveduktid on vanaroomlaste arhitektuuripärandisse jätnud nii tugeva jälje tänu kaarkonstruktsioonide kasutuselevõtule. Akveduktideks nimetatakse lihtsalt öeldes ehitisi, mis aitavad transportida vett ühest paigast teise. Esimesed pikimaid läbivad akveduktid loodi juba 9. sajandil enne Kristust Mesopotaamias, kuid lühemaid akvedukte on loodud veelgi varem. Kuigi mesopotaamlased ja kreeklased olid need rahvad, kes alustasid esimeste pikemate ning kvaliteetsemate akveduktide loomist, loetakse akvedukte just Rooma inseneride tippsaavutusteks. Seda nimelt selle tõttu, et roomlased suutsid oma muljet avaldavate kaarkonstruktsioonidest valmistatud akveduktidega transportida vett otse üle selliste maastike, mida varasemalt polnud maapealselt suudetud läbida. Kuigi enamjaolt püüti akvedukte vedada võimalikult maapinnal ligidalt või luua neid lausa tunnelite näol, mille puhul polnud kaarkonstruktsioone tarviski, oli mõnede orgude või jõgede üle vaja rajada enneolematult kõrgeid konstruktsioone. Üheks kõige paremini säilinud Rooma akveduktiks loetakse siiani Pont-du-Gard akvedukti praegusel Lõuna-Prantsusmaal, mis kõrgus kuni 49 meetrini. Seda loetakse ka roomlaste akveduktidest kõige kõrgemaks. Pont-du-Gard loodi 1. sajandi keskel. Esimeseks akveduktiks impeeriumis sai aga Rooma linna loodud Aqua Appia, mis oli 16 kilomeetri pikkune. See loodi 312. aastal enne Kristust. Kuna impeeriumis oli paljude kõrgemast klassist inimeste põhivajadused täidetud, oli roomlastel võimalik oma eludesse integreerida suuremat luksust. Seega kujunes naudingut armastavate roomlaste jaoks Vana-Rooma linnaruumi lahutamatuks osaks termideks kutsutavad kümblusasutused. Need kujutasid endast suuri komplekse, kus asusid ruumid nii puhkamiseks, lugemiseks, saunatamiseks, vannides ja basseinides ujumiseks kui ka suhtlemiseks. Rooma vannid vajasid basseinide mahutamiseks suuri avatud ruume, kus tuli taas mängu roomlaste arenenud oskused kaarkonstruktsioonide kasutamises. Üks suursugusematest termidest, mis Vana-Roomas ehitatud on Caracalla termide kompleks Rooma linna lõunaosas. Seda peetakse kõige luksuslikumaks ja priiskavamaks termikompleksiks, mis eales loodud. Selle ebatavalisemaks ruumiks oli ümmargune kaldaarium ehk põrandasse loodud bassein, mille kohal kõrgus Pantheoni kõrgune kuppel lagi. Seda ümbritsesid mitmed klaasist aknad, et lasta päikesel soojendada ruumi loomulikul teel. Caracalla kompleksi kuulusid ka 2 eraldi raamatukogu, 2 6-meetrist purskkaevu ning suur kõrgemale tasandile ehitatud terrass. Seinu kaeti neis ruumides marmoriga, põrandaid samuti marmori või mosaiigiga ning uksepiitasid, aknaid ja seinu kaunistati nii luksuslikult kui võimalik. Caracalla termid on alles tänapäevani ning neid peetakse kõige paremini säilinud termideks Roomas. Tänapäeval kasutatakse seda ala erinevate vabaõhuürituste ja kontsertide korraldamisel. Kaarkonstruktsioonid olid küll suur osa Vana-Rooma arhitektuurist, kuid toonases arhitektuurisüsteemis leidus ka kaartest täielikult mittesõltuvaid rajatisi veel linna planeerimises, näiteks foorumid. Ka need kujunesid välja kreeklaste ideedest ning neile omasest agoraast ehk linnriigi avaliku elu keskusest. Foorumid muutusid ka Rooma impeeriumi linnades ja külades olulisteks poliitilisteks, usulisteks ja ärielu keskusteks. Sinna loodi jumalustele pühendatud templeid, basiilikaid ning ametlike kohtumiste ja koosolekute pidamise paiku. Foorumid võisid jaguneda nende funktsiooni järgi ühiskondlikutele kogunemistele keskenduvateks ja turgudele keskenduvateks aladeks.
Tähtsaim ning vanim impeeriumis esinenud foorumitest oli igal juhul Foorum Romanum, Rooma linna küngaste keskne ristkülikujuline plats. Varem ilma igasuguse majandusliku otstarbeta soine nõgu, kuhu maeti hukkunuid, muutus peale ümbritsevate küngaste asustamist loomulikuks linna keskpunktiks. Religioossete rongkäikude ja triumfikäikude tarbeks rajati lisaks Via Sacra ehk püha tee, mis viib uhkelt foorumini. Kirjutiste kohaselt rajas 5. kuningas Tarquinius Priscus orgu mitmeid ühiskondlikke ehitisi ning mis kõige olulisem, paigaldas vee ärajuhtimiseks drenaažisüsteemi. Nagu paljud teised Vana-Rooma arhitektuuri saavutused, ei jäänud ka Rooma teatrid ja amfiteatrid ilma kreeklaste mõjutustest. Kui varem olid levinud nõlvakutel ehitatud puidust pingiridadega teatrid, siis roomlased hakkasid alates 1. sajandist enne Kristust valmistama eraldiseisvaid ehitisi kivist. Samuti arendasid roomlased edasi ka varasemate teatrite kuju, muutes uuemad amfiteatrid kinniseks ja ovaalseks, et vaade vaatemängule oleks iga nurga alt võimalikult sarnane. Tõenäoliselt kuulsaimaks amfiteatriks maailmas on kujunenud Roomas asuv Colosseum, mida külastatakse tänapäeval aastas miljoneid kordi. See ehitati 1. sajandil peale Kristust ning loodi gladiaatorite mängude ning loomavõitluste korraldamiseks. Colosseum koosneb 3 korrusest kaartest, millele toetuvad seespool ringi paigutatud pingiread, mis pidid mahutama kuni 50 000 külalist. Ülemine ehk 4. välimine korrus on pilastritega kaunistatud sein. Seega taaskord kasutati Kreeka stiilis sambaid vaid tuttavate dekoratiivsete elementidena ning teatri konstruktsioon sõltus rohkem võlvide süsteemist.